Tere! Selle video teemaks on kohvervalgusti ja kuidas sellega töötada. Kohvervalgusti töökorda seadmine siis. Selleks esmalt avame kohvervalgusti kaane, võtame siit välja statiivi ja võtame siit välja ka fiksaatori, millega me statiivi kohvri külge ära fikseerime. Paneme siis statiivi siia sisse, keerame fiksaatori siia auku, keerame ta pingule niimoodi, et statiiv oleks fikseeritud. Seejärel võtame siit välja valgusti, sulgeme kohvri kaane, vastavalt vajaduseks kas 1 või 2 valgustit, siis keerame siit õigeks valgusti jala, pingutame siit selle kruvi, et see valgusti jalg väga ei liiguks. Kui ühest keeramisest ei piisa, tõstame siit seda käepidet ülesse ja viime ta uuesti siia teisele poole üle ja keerame uuesti ja nüüd on see valgusti jalg fikseeritud. Seejärel keerame lahti siit statiivil oleva fiksaatori, paneme valgusti siia pesasse, keerame siit selle kinni ja nüüd siis järgmine asi, pistiku ühendamine. Pistik tuleks kätte võtta niimoodi, et siin see hele lukusti oleks üleval pool. Avame emma-kumma äärmise siis pistiku ja vaatame, et siin need tiftid oleks siis siin pistikus olevate tiftidega kohakuti. Lükkame sisse ja keerame veerandpööret paremale. Kui seda keeramist ei tehta, siis ei hakka ka valgusti põlema. Seejärel paneme valgusti omale vajalikule kõrgusele, fikseerime ta siit korralikult, et ta meil ei liiguks kuhugi ja nüüd järgmine asi, valgusti tööle panek. Selleks on siin valgusti taga see sinine nupp. Valgustusrežiime on 5. Milline neist valida ja mitu valgustit valida, sellest oleneb kindlasti aku tööiga. Vajutades siia esimest korda süttib kõige väiksem valgustusvõimsus, vajutades teist korda süttib teine valgustusvõimsus, vajutades kolmandat korda kolmas ja vajutades nüüd uuesti kustub see valgusti ära. Kui nüüd tahta kõige väiksemat valgusvõimsust ja pikemat aku eluiga, selleks vajutan siia sinisele nupule ja hoian nii kaua, kuni valgusti süttib. Ja kui nüüd valgust on süttinud ja siia uuesti vajutada, siis hakkab see valgusti ka blinkima. Ja jälle uuesti vajutades kustub see valgusti ära. Valgusti kustutamiseks tuleb siis nii kaua seda sinist nuppu vajutada, kuni ta ära kustub. Kui valgustiga on töötatud, siis valgusti kokkupanek. Jällegi võtame kõigepealt ära pistiku. Laseme statiivi siia parajaks omale, keerame ta siit küljest lahti lambi, võtame siit välja, sulgeme siit selle tagasi, siis jällegi keerates siit lõdvaks. Kui see jalg jääb väga kõvasti kinni, siis tasuks veel korra siit lõdvemaks keerata, niimoodi, et ta lihtsalt liigub. Avame kohvri kaane, keerame selle jala siit viltu, muidu lihtsalt ei lähe kohvri gaas kinni. Paneme selle siia kohvrisse. Lükkame ka. Eemaldame siit statiivi jala. Nüüd, kui auto peale mahub, võib selle fiksaatori külge jätta või mitte, võtke ära. Paneme ta siia ja sulgeme kaane ja siit ta selle väljundi kaane. Kui töö tehtud, vajab kindlasti kohvervalgusti aku laadimist. Et teada saada, mis seisukorras teie aku üldse on, selleks on siin kohvervalgusti peal sinine nupp, siia vajutades süttib siis märgutuli, missuguses olukorras on kohvervalgusti aku, kas ta on täis, pooltühi või täitsa tühi. Olenevalt sellest, millises olukorras ta on, sõltub ka aku laadimise aeg. See võib olla täiesti tühja aku puhul kuni 10 tundi.
Kui aga seda kohvervalgustit ei ole vähemalt 2 kuud kasutatud, tuleks teda iga 2 kuu tagant siiski laadida. Aga kui nüüd vaja laadima panna, siis esmalt avame kohvrikaane, võtame siit seest akulaadija, ühendame selle pistiku vooluvõrku, siit teise otsa siis ühendame siia kõige keskmisesse pistikusse, avame kaane, jällegi samamoodi nagu valgusti puhul, sisse ja veerand pööret. Ja nüüd on näha, et siit hakkavad siis tulukesed jooksma, see tähendab, et akut laetakse. Ja samamoodi siin laadijal süttib punane märgutuli, kui see muutub roheliseks, siis on ka aku täis saanud. Kui aku täis on saanud, siis samamoodi eemaldamine, tõmbame lukust tagasi, veerand pööret vasakule, võtame ära, võtame akulaadija vooluvõrgust välja ja paigaldame selle siis kohvrisse. Siin juures on oluline teada, et see laadija on kasutamiseks sisetingimustes. Sulgeme kaane ja ongi kõik. Head õppimist!